Hiljuti toimunud Kehala võistlus oli selle auto jaoks tõenäoliselt hooaja kõige laastavam. Kõik küljed on äästatud, auto oli lausa 11 sentimeetrit lühem, hetkel on ka mootor niimoodi õhus rippumas. Ja seda sellepärast, et käigukastist tuli õlivahetuse käigus välja hulk metallitükke, nii et seegi on hetkel siis remondis. Aga kuidas siis Kehala võistlus just nimelt oli selline raske? Eelsõidud läksid täitsa kenasti. Kohe alguses sai selgeks, et Kehala rada on sellisele Unicum Evole üsna raske. Seda sellepärast, et vedrustuse käik on oma 10 sentimeetrit, kui mitte rohkem lühem kui konkurentidel. Muidugi teljevahe veidikene pikem, nii et maha tuli lasta hüpete peal ja kahjuks siis raja aeglasemas kohas šikaanides ei olnud lihtsalt nii hea pöörata. Kuidas siis minu auto sai 11 sentimeetrit lühemaks, oli niimoodi, et finaalis esireast startidest kohe kõigepealt tuli kaasvõistleja Roland külje vasakusse külge sisse. See pole hullu midagi. Siis esimestesse kurvidesse minnes, kui Kehala rada on muidu nii lai, et mahuks ära, ma arvan, 15 autot kõrvuti, siis tõmbab ta kurviks, kus mahub kõrvuti 3 autot, mis läheb üle šikaaniks, kuhu mahub kõrvuti 1 auto. Nii et ilmselge, et kui sinna tormavad sisse 3, 4, 5, 6 autot, ei olegi võimalik sealt täiesti kõksudeta läbi tulla. See on ju muidugi rallikross. Üsna mugavalt olen ma hetkel punktiarvestuses 3. kohal ja loodetavasti õnnestub Kulbiloova etapil see 3. koht endale ka ära vormistada. Näeme Kulbiloos.